tahan teile näidata väga ilusaid pujenge oma aiast. Need on ühed kaunimad koduaia lilled, mis põlvest põlve meie pere naistega kaasas on käinud. Aga ma jäin oma numerotaroloogilise mõtiskluse juures pooleli numbri juures 8, milleks on siis jõud. Ja nii nagu ma ühes eelnevas videos ka mainisin, siis käsitlen seda kaarti koos õigluse kaardiga, mis on number 11. Et kui näiteks klassikalises Rider-Waite tarapakis on jõud number 8 ja õiglus 11, siis mõnes teises süsteemis võib olla vastupidi. Ja teine kaart, kus siis nii-öelda numbrid võivad erineda, on siis see narrikaart, mis võib olla 0 või 22. Nii, missugune see jõukaart siis on? Näitame siis seda kõige klassikalisemat varianti. Et mina ütlen selle kohta, et lõvitaltsutaja tüdruk. Ja jõukaart sümboliseeribki siis sisemist tugevust, mitte füüsilist jõudu, sest ega sellel tüdrukul sellest lõvist ju füüsiliselt see jõud üle ei käiks, et kui sa vaatad teda, siis näed, et see lõvi on üsna rahuloleva näoga. See tüdruk on siin sisemises rahus. Väga ilus kaart, mulle on see alati meeldinud. On ka erinevaid, näitasin ühte, siin on hoopis meesterahvas Eesti taro peal. Aga igal juhul see energia või jõudude haldamine on ka siin kaardi peal siis esindatud. Ja see tähendab siis ka ühtlasi enesekontrolli ja emotsioonide valitsemist. Julgust seista silmitsi raskustega, aga ka sellist pehmet mõjuvõimu ja kaastunnet. Ja võib-olla siis see kõige olulisem sümbol, et see tüdruk siin selle lõviga viitabki või viib mõttele, et tõeline jõud ei seisne sundimises, vaid oskuses juhtida oma instinkte, hirme ja kirgesid teadlikult. Kui armastuse ladumisega on tegemist, siis see viitab kannatlikkusele, emotsionaalsele küpsusele, usaldusele. Töös tähendab ta viljakust, visadust. Isegi siis, kui tulemused kohe ei paista, on kindlasti edu garanteeritud, aga väljakutsena siis vajadus kontrollida impulsiivsust või viha, et ei oldaks liiga impulsiivne. Õigluse kaart on siis selline, nagu te näete, siis kaardil hoiab siin üks tegelane. No väga paljude kaartide peal on ta naisterahvas siin näojoontest, kusjuures ei ole hästi isegi aru saada, kas naiste või meesterahvas, aga üldiselt on siis ikkagi need vaekausid või kaalukausid naisterahva käes. Et see tegelane siis hoiab tavaliselt mõõka ja kaalusid ja kaalud tähendavadki siis tasakaalu ja õiglast hindamist, mõõkaga sümboliseerib siis selgust ja tõe väljaütlemist. Et õigluse kaart ongi siis tasakaalu ja aususe sümbol, põhjuse tagajärje seose sümbol kindlasti ja objektiivse otsustamise sümbol ehk siis vajadus. Ega ilmaaegu näete, tal on siin isegi silmad kinni seotud, et nii-öelda segavad tegurid otsustamist ei segaks, välised tegurid, vaid see õiglus peab tulema südamest.
Kui kaardi ladumises jõud ja õiglus koos tulevad, siis see kombinatsioon räägib sageli olukorrast, kus on olemas sisemine jõud ja valmidus teha siis selge otsus, õige otsus. Emotsioonid ja mõistus peavad olema siis selle otsuse tegemisel tasakaalus ja õiglane tulemus saavutatakse kannatlikkuse, mitte siis surve kaudu ja välise survestamise kaudu. Sellisel juhul võetakse vastutus, ollakse siis nii-öelda tasakaalus. Ja sümboolselt võib siis öelda, et see sõnum on: ole tugev, kuid õiglane, ole õiglane, kuid kaastundlik. Nii, natukene lahkame siis ka neid sümboleid lähemalt, et alustame siis jõukaardist. Tõstan ta siia ette. Nagu öeldud, siis tavaliselt on naisterahvas selle kaardi peal. Naisterahvas või naine sümboliseerib siis hingetarkust, kaastunnet, pehmust, naiselikkust, aga väga kindlat mõjujõudu ja võimet siis sundida, suunata ilma sundimata, ütleme siis niimoodi. Et ta ei võitle lõviga ega alista teda jõuga, sest see on ilmvõimatu ja inimese kõrgem mina saab siis instinktide ja armastuse abil siis ja mõistmise kaudu siis suunata. Ja ka lõvi on siin väga olulise sümboli tähendusega. Nii, panen selle lõvi ka siia teile korraks ette. Et see lõvi siin sümboliseerib ürgseid instinkte, kirgi, seksuaalset energiat, aga ka viha ja agressiooni, toorest elujõudu, metsikust, aga ka loovust. Aga mida te märkate, on kindlasti see, et siin kaardil see lõvi on rahulik, ta ei ole vaenlane, pigem näitab, et jõud on inimese loomulik osa ning neid et seda ei peaks nagu hävitava jõuna võtma, et seda lõvi saab siis suunata. Nii, paljudes versioonides hoiab naine lõvi suud lahti. Näiteks selles originaalses pakis näete, kuidas ta lõvi suud hoiab lahti. Siin teistes mul mitte. Et see sümboliseerib siis sõnade ja emotsioonide kontrolli, võimet väljendada jõudu teadlikult, julguse ja hirmu kohtumist. Ja veel kindlasti märkasite seda lõpmatuse märki, mis selle tüdruku pea kohal on, mis siis viitab vaimsele tarkusele, piiramatule potentsiaalile, hinge igavikulisele olemusele ja ühendusele kõrgema teadvusega. Ja sama sümbol on ju, nagu te mäletate, kaardil number 1, kui me maagist rääkisime. Ja siis oli see sümbol pigem sellise loova jõu tähenduses. Jõukaardil kasutatakse seda rohkem sisemise meisterlikkuse tähenduses. Nii, tavaliselt on siis, kui te vaatate kõiki 3 kaarti, siis on tüdruk heledasse riietatud ehk valge rüüm, mis sümboliseerib siis puhtust, siirust, vaimset selgust ja häid kavatsusi. See näitab, et jõudu kasutatakse siis teadlikult ja eetiliselt. Ja tavaliselt on siis sel tüdrukul ka lillepärg kas ümber vöö või ümber pea, mis siis viitab ilule ja jõuühendusele, südame avatusele, elukestvusele. Ja see lillepärg on siis roosidest tehtud, mis siis ka samuti siis armastuse ja hinge arengule viitavad. Nii, ja kui te näete, siis seal taga taustal paistavad jälle mäed, et narrikaardi puhul oli ka see mägede sümbol hästi oluline. Et mäed viitavad siis väljakutsetele, vaimsele teekonnale ja kõrgema tarkuse poole püüdlemisele. Ja kaardi sügavam tähendus siis nende sümbolite kaudu ongi siis, et taltsuta oma sisemist lõvi,
kuid ära hävita teda. Nii, õiglus. Ja mis sümbolid siis siin on? Et siin me siis näeme kõigepealt see kaalude sümbol, mis siis mingil moel iga kaardi peal on esindatud ka selle peal, mis näitab tasakaalu hoidmise vajadust, õiglast hindamist, kaalumist, eri vaatenurkade kaalumist, põhjuse tagajärje seose leidmist. Ja kindlasti tuleb olukorda vaadata tervikuna enne otsuse tegemist. Nii, ja nagu te näete, on ka sel naisterahval mõõk käes. See sümboliseerib tõde, selgust, mõõgad on siis õhuelement taros ja viitavad siis ka vaimsele mõttejõule, teadmistele, selgusele, aususele, otsustusvõimele. Ja püstine mõõk, mis siis selle õigluse kandja käes on, viitab siis sellele, et tuleb teha otsus kindlalt ja selgelt ja mõõk lõikab läbi siis kõik kahtlused. Nii, ja sellel tegelasel on peas ka kroon. Krooni sümbol siis kroonchakra, otseühendus siis nii-öelda kõrgema mina, algallikaga, tarkus, autoriteet, kõrgem mõistmine, aga samas ka vastutuse võtmine oma otsuse eest. Ja et see õiglus on troonil ja istuma paigutatud. Et neid tegelasi, kes troonil istuvad, väga palju ei ole, et keiser esimesena võib-olla tuleb meelde, aga troon näitab siis stabiilsust, kindlaid põhimõtteid ja võimet jääda erapooletuks. Nii-öelda kuningas Saalomonlik otsus tuleb langetada. Õigluse kuju istub paigal, mis rõhutab tasakaalukust ja kaalutletust. Ja jällegi, tavaliselt on punane rüü tal seljas, aga siin ühe kaardi peal on teistmoodi, on valge rüü ja hoopis allapoole mõõk, et tegelikult ka need sümbolid kõnelevad erinevalt, et kui kaarti laduda, siis tuleb vaadata, et kui kaardi kujundus on teistsugune, et siis see annab mingi lisanüansi tõlgendusse. Punane on üldiselt siis elujõu väärav, tegutsemise julguse ja raskete otsuste tegemise julguse väärav. Ja siin taga on ka kaardinaid näha, et siin kahel kaardil on siis kaardinad taga, need võivad erinevat värvi olla, et viitavad siis sageli sellele, et nähtava ja nähtamatu maailma taga peitub sügavam tõde, selle piiri avaliku ja varjatu vahel tunnetamine ja õiglus on siis see, kes näeb ka teisele poole piiri. Nii, aga hakkame siis nüüd rääkima sellest, et kui õiglus on siis personaalse tarokaardina välja tulev, et selle personaalse tarokaardi arvutamise lingi ma panen siia alla, saad selle uuesti üle vaadata. Põhimõtteliselt, kui su elutee number on 8, siis ka personaalne tarokaart saab jõud olla ja 8. Aga edukuse koodis paralleele otsides siis isiksus ehk esimene number, see sünnipäevanumber, et kui siis selleks on jõud, et edukuse koodi võtmes ma räägin siis ainult jõust, sellepärast et edukuse koodis koondatakse kõik, nii-öelda taandatakse ühekohalisteks. Personaalne tarokaart võib ka õiglus ehk number 11 olla meistrinumber, sellest ma hästi natukene räägin siis ka hiljem. Nii, aga kui see lõvitaltsutaja tüdruk on sinu isiksus, siis see viitab suurele sisemisele jõule, enesevalitsusele ja julguse arendamise vajadusele.
et see julgus ei ole sulle selles mõttes nüüd kohe kaasa antud, sul ta võib olla, aga samas võib olla see ka sinu elu suurim väljakutse, enda tõe avaldamine. Selle kaardi või selle isiku tugevused on vastupidavus, sitkus, emotsionaalselt tugev, rahulik, mõju teistele, kaastundlik juht ja julge, aga nagu öeldud, kui see kaart on tagurpidi, ehk sa ei ole veel oma täit võimu saavutanud, siis võivad olla need just sinu õppimiskohad ja puudujäägid, mida siis arendada. Selle numbriga inimesed, number 8 inimesed, jõuinimesed, võivad sageli võtta endale liiga palju vastutust teiste eest, varjata oma haavatavust ja püüavad siis igas olukorras näida tugevana. Ja nii võibki juhtuda, et satuvad olukordadesse, kus nad peavad õppima tasakaalu ja enesekehtestamise ja kannatlikkuse vahel siis looma. Ja sellise inimese elu õppetunnid on siis seotud sellega, kuidas kasutada oma jõudu nii, et see toetaks sind ennast kui ka teisi, ilma et peaksid pidevalt kõike enda õlgadel kandma. Nii, kui nüüd elude number on 11, siis sa kannad endas õigluse energiat ja selle kaardi siis tüüpilised teemad on õiguse tundlikkus, märgata ebaausust ja ebavõrdset kohtlemist, aga miinustes olles võib see just sinu puuduseks saada, et sa kipud võib-olla teisi ülekohtuselt kohtlema. Analüütiline ja ratsionaalne on selline isiksus, vastutustundlik või siis jälle negatiivses võtmes vastutustunde puudumine. Aus ja tasakaalukas ja jällegi, kui on õppetunnid, siis just vastupidi. Selle kaardi või selle elude numbri tugevus on kindlasti hea otsustaja keerulistes olukordades, suudab näha mitut vaatenurka, teised võivad usaldada tema hinnanguid ja nõuandeid, ta on võimeline jääma rahulikuks, kui teised on emotsionaalsed. Aga väljakutsetena tähendab see jällegi seda võib-olla, et liiga kriitilised teiste suhtes, mõnikord kardab ja kaalub otsuseid liiga kaua ja tegutsemine viibib, võib eelistada loogikat tunnetele ja mõnikord võib tunduda negatiivses võtmes, kui ta tagurpidi välja tuleb, et empaatiat jääb väheks. Selline inimene võib tunda ka tugevat pettumust, kui tema maailm ei vasta tema õiglustunnetele. Suhetes selline inimene tahab kindlasti ausust, võrdsust, vastastikust austust ja selgeid kokkuleppeid, aga ise miinustes olles kehastab kõike vastupidist. Et kui nüüd võrrelda jõu ja õigluse kaarti, siis põhiline erinevus on see, et kui jõud küsib endalt, et kuidas ma valitsen iseennast, siis õiglus küsib, kuidas ma teen õige otsuse. Nii, lähme edasi siis edukuse koodi teise numbriga ehk vaimsusega ja siin ma keskendun ainult jõule, et nagu öeldud, edukuse koodis siis on kõik numbrid ühekohalised, et sinna siis nii-öelda see 11 ei saa sattuda. Jõud vaimsuse positsioonil viitab siis tavaliselt vaimsele teele, mis keskendub sisemisele meisterlikkusele, teadlikkusele ja südamejõule. Et selline inimene tegeleb enesevaatluse, oma emotsioonide haldamise, kannatlikkuse teemadega, aga samas ka kaastunne enda ja teiste vastu on märksõnad. Ja kindlasti on üks olulisi õppetunde, kuidas jääda rahulikuks ka keerulistes olukordades. Suurim vaimne õppejõud on siis see, et tõeline jõud ei seisne selles, kui palju sa suudad kontrollida, vaid selles, kui teadlikult ja armastavalt sa oma jõudu kasutad. Nii,
Nii, kui aastanumber tuleb 8 ehk siis edukuse koodi 3. number on 8, siis milline on tema töö ja ametite valdkond? Kindlasti on selline inimene positiivses võtmes kannatlik ja järjekindel. Ta oskab inimesi motiveerida, suudab lahendada konflikte rahumeelsel moel, emotsionaalselt vastupidav ja ei vaja pidevat tähelepanu ega tunnustust selle oma hea töö eest. Kui ta nüüd on tagurpidi ehk siis negatiivses võtmes, siis pöörame kõik selle teistpidi. Ametites sobib talle väga psühholoog, terapeut, nõustaja, mentor, õpetaja, võib-olla tervishoius ka arst, õde, füsioterapeut, taastusravispetsialist, hooldustöötaja, aga ka hea meeskonnajuht ja konfliktide vahendaja ja lahendaja. Ja kindlasti loomadega seotud ametid, sest lõvikaardil juba viitab sellele, et näiteks väga hea loomaarst saaks temast. Nii, aga ka kunstiõpetaja või midagi sellist. Nii, suhted ja elutee number 8, kui on jõukaart. Nagu öeldud, siis jõud otsib suhetest sügavat usaldust, ta ei taha pealiskaudset tõmmet, ta vajab lojaalsust, pühendamist, partnerit, kellega koos kasvada ja emotsionaalset ausust. Kui ta nüüd on negatiivses võtmes, siis ta ootab kõike seda oma partnerilt, aga ise käitub risti vastupidi. Kui sinu partneri elutee number on 8 ja ta on positiivses võtmes, siis ta on usaldusväärne ja püsiv, toetab sind ka raskel ajal ja aitab siis nii-öelda rahulikuks jääda erinevates konfliktides, väärtustab pikaajalisi suhteid, on kaitsev ja hooliv. Aga nagu öeldud, jah, varjupooleks on siis ühest küljest liigne vastutuse võtmine ka partneri eest, soov päästa teisi inimesi, oma vajaduste tahaplaanile jätmine ja tunnete varjamine ei ole siis nii-öelda, on ebaküpse jõutunnus. Nii. Ja kui nüüd on tervis ehk siis see viimane number 8, siis tegemist on vastupidava ja taastusvõimelise inimesega, et kehal ja vaimul on tugev taastusvõime. Et isegi kui on haigus või raske periood, siis see kaart, kui ta tuleb tavaladumises välja, viitab siis sageli paranemisprotsesside algusele ja rõhutab siis seda, et järjepidevus ja kannatlikkus tervise eest hoolitsemisel on siis väga oluline. Ja see lõvi siin kaardi peal sümboliseerib siis elujõudu, vitaalsust ja energiat. Inimesel võib olla tugev sisemine tahe terveneda ja enda eest hoolitseda. Aga jällegi, kui on vastupidi või tagurpidi välja tuleb, siis kõik tagurpidi ka läheb. Nii, mida siis kokkuvõtteks öelda? Kui sinu elutee number või isiklik tarokaart tuleb number 8, siis mina soovitan küll vaadata nii jõudu kui ka õiglust ja mõlemast perspektiivist lähtuda, sellepärast et need kaardid on omavahel üsna tugevalt seotud ja ega ilmaasjata nad ei ole ühes süsteemis ühtemoodi ja teises süsteemis teistmoodi. Nii, aga selleks korraks kõik ja järgmine kaart, millest me räägime, on eraku kaart.